Millised mälestused on sul oma sisseastumisvestlusest? Kõige eredamalt ma mäletan seda, kuidas mul oli Alo, meie direktor komisjonis siis. Ta viskas kogu aeg nalja ja see oli hästi siuke vaba keskkond ja mul ei olnud üldse sellist pinget sees ega midagi. Küsisid erinevaid küsimusi, päris huvitavaid, näiteks nagu kas krokodill või kaelkirjak. Sisseastumisvestluse puhul olin ma hästi närvis ja ma just ei söönud hommikust ka sellel hetkel, sest mul oli lihtsalt kõht nagu täiega keeramas. Mul oli nagu võib-olla isegi nagu temperatuur natukene kõrgem, kui peaks olema. Aga tegelikult kõik läks hästi. Nagu näha, sisse ma sain. Kas soovitaksid oma heale tuttavale, kes on valiku ees tulla just torgi? Kusjuures ma olen juba soovitanud päris mitmel inimesele tulla torgist, et siin on tõesti väga hea. Soovitaksin tulla just torgi oma tuttavatele, kes on valiku ees, sest et ma tean, et minu tuttavad on kõik väga loomingulised inimesed, minu tuttavad on väga avatud inimesed ja torg on just see koht loomingulistele ja avatud inimestele. Kes on torgis sinu eeskuju? Kõik inimesed siin. Ma ütleks, et direktor on päris hea eeskuju, nagu ta on siuke naljakas vend. Mul pole varem olnud nii head direktorit. Kes on Kunibert? Kunibert on meie armsa pisikese koolikese väike kummitus, kes käib öösiti siin kummitamas ja ta peamiselt elab meie tornikeses. Minu meelest on siuke väike vana mees. Mina kujutan niimoodi ette. Mis sulle sinu klassi puhul kõige enam meeldib? Ma mäletan, et põhikoolis oli mul tihti see, et ma ei saanud eriti oma klassikaaslastega justkui nagu läbi. Asi oli alati see, et me olime kuidagi väga killustunud ja kuidagi oma nurkadesse tõmbunud. Aga minu praeguse klassi puhul ma olen palju rohkem lähedasem nendega. Mulle meeldib kõige rohkem minu klassi puhul see, et kõik on väga kokkuhoidud ja kõik on üksteise vastu sõbralikud ja kellelgi ei ole siis üksteisega mingeid probleeme ja kõik on alati valmis kõik üksteist siis aitama kaasa. Läbisaamine on minu klassi kõige suurem ja tugevam küll. Milliseid soovitusi annaksid neile 9-ndikele, kes soovivad meie kooli sisse astuda? Mu suurim life tip oleks tõenäoliselt mitte närveerida. Ole valmis õppima võib-olla veits teistsugust koolisüsteemi. Lugege kõik need infolehed läbi kindlasti, kuna seal on tähtsaid asju, mida peab teadma. Milline õhkkond või vibe on sinu arvates torgis? Ma pole mitte kunagi kuulnud, et mitte keegi ütleks, et nende kool on nii nagu peresarnane kui torg, et siin ongi nagu siuke suur perevaib lihtsalt. Ülivaba õhkkond, see lihtsalt nagu tuled siia ja see on mõnus õhkkond, mõnus. Torgis on selline outcast vibe, et iga inimene on väga erinev ja kõiki seda erinevust just nagu hinnatakse ja kõik inimesed on väga omamoodi ja kõik on väga ägedad. Kes ei ole torgi teretulnud? Millisele õpilastele see kooli sobi? Ebameeldivale inimesele, et siin on toredad inimesed ainult. Kui sul on ülipalju pahameelt, siis uks on seal. Mis on need väärtused ja põhimõtted, mida torg sinu arvates võiks endas kanda ja välja kuvada? Ma arvan see, et kõik siin koolis julgevad olla nemad ise ja julgustatakse seda, et kõik teeksid oma asja ja oleksid täpselt sellised, nagu nad on. Usaldust ja siis kindlasti ka rahuolu, kuna kool minu arust on väga rahulik. Sõbralikkust ja avatust, kuna see ongi nii nagu vaba keskkond ja õpilaste poolest ja kõige sellise poolest. Esimene sõna, mis seostub torgiga, TMP ikkagi. Sest et TMP on terve mina päev, see mulle väga meeldib, meil on seda päris tihti. See on umbes nagu siuke spordipäev. Seostub torgiga sõprus ja hästi palju häid suhteid. Kuidas oled sina isiklikult torgis kasvanud, mida inimesena õppinud? Kindlasti hästi palju on pandud mind sellistesse olukordadesse, kus ma pean nagu suhtlema inimestega, mida muidu üldiselt nii palju ei tehta, aga see on kindlasti hästi arendanud. No, ma arvan peamine asi see, et kunagi ei tohi alla anda. Ma pean lõpuni lõpetama neid asju, millega alustasin. Millised kooliüritused või projektid on sulle kõige rohkem meeldinud? Mina armastan alati koolipalli. See on kõige suurem sündmus ja see on alati väga meeleolukas. Sinna tulevad
kõige toredamad inimesed alati kokku ja tegelikult meil on alati väga lahedad terveminapäevad ka. Kes Torgi õpetajatest inspireerib sind kõige enam? Vladislav. Ta on tore õpetaja, tore inimene. Ta oskab kõigiga suhelda. Ta samal ajal õpib ülikoolis, mis on väga muljetavaldav, et ta jaksab seda kõike teha. Kristin Pinson, kes on siis tegelikult muusikaõpetaja ja siis samuti on ta meie kooli kooridirigent. Ta käib veel nagu ülikoolis ka. Tegelikult on ta veel nagu paari koori dirigent ja siis tegelikult on ta veel abipolitseinik ka. Ja lihtsalt, okei, nagu nimekiri asjadest, mida ma võiksin veel nimetada, on tõenäoliselt nagu palju, ma ei ole lihtsalt neid veel kohanud. Milline on olla kooliõpilaskond, kuidas on olla Torgi õpilane? Torgi õpilane on olla imeline. Ei ole nagu selliseid ebameeldivaid inimesi, nagu kõik saavad minu arust nagu oma vahel läbi. Mulle meeldib Torg, ma võin nagu ausalt öelda, et ma olen nagu uhke olla nagu Torgi õpilane.